Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Loen veel väikese lõigu 2. Korintuse kirja 5. peatüki 10. salmist. Apostel ütleb, me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. Aamen. Milline on pereraadio või kus on olnud pereraadio algus? Millise ohvriga seda tööd on teinud, kes on selle taga, milline on selle töö väärtus. Usun, et seegi saab kord avalikuks. Praegu me elame varjude ja saladuste maal. Kui me puutume kas või surmaga kokku, siis meil on nii palju küsimusi, millele ei ole otseselt vastuseid. Me ei saa vaadata teisele poole toda piiri. Me ei saa vaadata ka homsesse päeva, isegi mitte järgmisesse minutisse. Me saame vaid usus ja lootuses astuda edasi. Milline on see aeg, mis meie kätte antud ja milleks on see aeg, mis meil on antud? Eks seegi oli üks suur saladus. Aega on nii raske hinnata. Keegi ei oska ütelda, kas 1000 või 10 000 aastat on lühike või pikk aeg. Me saame aega mõõta vaid nii palju, kui meil elupäevi on olnud. Meil ei ole pikemat mõõdulinti selle mõõtmiseks. Aeg ongi üks suur saladus meie jaoks. Praegu on see antud meie kätte ja seda täita. Millega me seda täidame? Apostel Peetrus ütleb selle aja kohta, kui Jumala rahvas ootab meie õnnistigi Jeesuse tagasitulekut. Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meele parandusele. See aeg on Jumala pika meele aeg meie jaoks, et keegi ei hukkuks, et kõik jõuaksid meele parandusele. See aeg, mis meile on antud, ei ole mitte, et siia maailma paradiis ehitada, vaid et Jumala armust me võiksime kõik osa saada. Eks koguduste töötegijad, iga usklik, aga ka pereraadio mõistab seda ja sellepärast 24 tundi, 7 päeva nädalas kuulutatakse päästvat evangeeliumi. See aeg on antud meile, et leida Jumala armu ja meelt parandada. Millised teod on siin maailmas suured ja millised väikesed? Kas pereraadio on suur raadio või on väike raadio? Jumala silmis on kahtlematult teistsugused mõõdupuud kui inimeste mõõdupuud. Kord oli Jeesus ütelnud, sel päeval nad tulevad ja ütlevad, me oleme suuri asju teinud, aga ma pean tunnistama, mina ei ole teid kunagi tundnud. Kohad pärivad teised. Need, kes Jumala ees on tähtsad, see saab kord avalikuks. Ma mõtlen meie Issanda emale Neitsi Maarjale. Piiblis on mõni rida temast kirjutatud. Kui kord oleks küsitud Naatsareti külarahva hulgast, mis te oskate ütelda tolle naise kohta, Joosepi naise, Jeesuse ema kohta? No külarahvas oleks ütelnud, küllap ta oli üks tore, töökas naisterahvas ja hea ja sõbralik. Mis seal ikka? Jumal valis tema, et anda tema kaudu maailma rahvastele suurim õnnistus. Luuletaja Peeter Sink räägib nendest. Mõned tõusevad mägede tipule, need on lipukandjad, hea kui küünitsa kingule, muist on koormakandjad. Ja oma laulu lõpetab ta sõnadega, ja kingi parima Issand sai väikeselt vellelt. Kuis ta nimi oli? See, kes oli oma eluga parima anni andnud, teda ei olnud märgatud. Ta nimi oli meelest ära läinud.
Jumala aujärje ees saavad kord asjad avalikuks, mis on suur ja mis on väike. Pereraadios on olnud keerulisi, paremaid, raskemaid aegu. Kuulaja raadio juures tavaliselt seda kõike ei teagi. Kõige selle keskel oleme tundnud, et seda tööd teeb siin Issand. Küllap me võime paljud üles tõusta ja rääkida oma panusest, aga töötegija on Issand. Nii nagu Paavosin ütles, alates Eesti riigi iseseisvumisest või pöördest, mis tuli, kui palju me ka endale rinnale ei koputaks, kui Jumal uksi ei ava, siis meie jõupingutused jäävad tühisteks. Selle töö taga on Jumal. Ja Jumal on õnnistanud Pereraadiot ka raskete aegadega, et me tunneksime, et seda tööd teeb Jumal. See ei ole inimeste töö, vaid Jumala töö. Jongitso räägib ühes jutluses, kuidas mindi vallutama tõotatud maad. Jeeriko suhtes nähti võimsaid müüre ja siis tuli käia ümber müüride. Ja jutlustaja arvab, et kui esimene kord käisid vallutajad ümber Jeeriko müüride, siis nägid, kui kõrged ja kui paksud on müürid. Ja kui teise ringi tegid ümber, siis nägid, et seal ei ole ühtegi pragu ega võimalust neid maha murda. Ja kui edasi läksid, siis järgmise ringi nägid, kui head relvastusega olid kaitsjad müüride peal. Ja kui nad olid palju ringi teinud, siis oli selge, et seda ei ole võimalik vallutada. Ja siis tegutses Jumal. Kui me tunnetame seda, et inimlikult ei ole võimalik, siis hakkab tegutsema Jumal. Paulus ise ütleb, kui ma olen nõder, siis olen ma vägev. Ei nõtruses taha keegi palju kiidelda, aga vägevad asjad hakkavad sündima siis, kui me täielikult usaldame Jumalat. Kui inimlikud kiidukõned jäävad kõrvale ja au saab Issandale. Ka meie usuisa Martin Luther on öelnud, et Jumal, nii me usume, lõi kõik mitte millestki, selle maailma mitte millestki. Ja Jumala viis on mitte millestki midagi teha. Ja siis ta ütleb, seni kuni meie veel midagi oleme, seni ei saa Jumal midagi teha. Ja kui me muutume mitte millekski, siis hakkab Jumal tegutsema. Jumala maailm on salapärane maailm. Aga kord saab avalikuks ka kõik see, mis on selle töö taga olnud. Need lõpmatult paljud armastavad südamet, usus tulised hinged, kes on palvetanud, võidelnud, tööd teinud ja ohverdanud. Armastusega on kord nii, et siin maailmas armastuse tegudest saadakse osa, aga armastaja või tegutseja ise jääb märkamatuks. Kui on väikesid heategusid, siis nendest võib küll kiidelda. Kui on suurte heategudega, nii nagu meie õnnis tegi ja kui ta kedagi parandas, siis ta pidi ütlema, ära sellest kellelegi räägi. Kui kord ta oli 5000 söötnud, siis pärast oli väga palju inimesi, kes tulid hoopis valedel motiividel Jeesuse juurde. Hea tegemine avalikult siin maailmas võib olla palju segadust tekitav. Ma usun, et Pereraadiot on kandnud lõpmatult paljud ohverdavad ja armastavad meeled, keda teatakse ainult taevas. Jumala silmad on seda näinud, kõik saab seekord avalikuks. Need, kes on andnud oma küllusest ja need, kes on andnud oma vaesusest, sest see töö on olnud ju vabatahtlikute annetuste varal. Pereraadio tööd ei tee ainult töötegijad, vaid teevad kõik kuulajad, annetajad üheskoos.
Aga mis kõige tähtsam, Jumala aujärje ees saab kord avalikuks too armastuse, too Jumala suurus, kellesse me oleme uskunud. Seal me näeme, millise armastusega Jumal meid on armastanud. Seal me mõistame, millise hinnaga on Jumal meid igavikul ostnud. Seal me näeme seda, kuidas meie puudused ja vead on kinni kaetud, meie inimeste vead, ka töötegijate vead. Seal me mõistame Jumala suurust. Täna on see siiski saladus. Täna elab Issand vaid usklikute tänu- ja kiidulauludes. Täna elab ta oma sõnas. Täna elab ta Jumala armuvahendites. Ja see on suur arm, et praegu on saladus, et Issand veel ei ilmu oma hiilguses ja aus. Sest kui ta tuleb, siis selle hetkega lõpeb armuaeg. See aeg on antud meile, et otsida armu ja meelt parandada. Kui ta tuleb ja kõik saab avalikuks, siis kummarduvad tema ees kõikide põlved, nii usklikute kui uskmatute põlved. Täna me elame ajas, kus paljud asjad on veel kinni kaetud. Kord saab see avalikuks. Ja siis saab avalikuks ka see osa, mis meile Jumala lastel on antud. Siis me mõistame, milline väärtus on see, et meid hüütakse Jumala lasteks. Kord oli Jeesus jüngritele ütelnud, ärge rõõmustage sellest, et kurjad vaimud teile alistuvad. Rõõmustage sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Siis me mõistame, mida tähendab see, kui Peetrus ütleb, te olete kuninglik sugu ja püha preeskerkond. Te olete taevase kuninga lapsed. Ei mitte mõne tühise Rootsi või Inglise kuninga lapsed, kelle pulmapäevale pool maailma kaasa elab. Te olete taeva kuninga lapsed. Selle seisuse on Issand meile andnud. Täna me oleme varjude maal. Täna on meie osaks kuulutada sellest, mida silm ei näe ja kõrv ei kuule, mis Jumal on oma rahvale valmis pannud. Ja õnnistagu Issand pereraadiotööd, aga tööd kõikides kirikutes, iga uskliku palveid, iga uskliku tunnistamist ja kuulutamist, et me võiksime armu ja abi leida õigel ajal. Kord saavad asjad kõik avalikuks.